tere õhtust! Ma tunnen seda meest ära. Mul on au olla täna õhtul siin ja teiega rääkida, kuigi pidin rääkima homme õhtul, ning teha seda GNS-i kirjastajate ja töötajate nimel. Ma ei saa piisavalt kiita meie kirjastajaid, Amelia ja Josh Katseeni, Russell Pergamenti, kes ei ole täna meiega, kuid ma loodan, et ta vaatab meid veebis. Nad on teinud suurepärast tööd, andes meile jõudu ja võimalusi. Ma ei saa piisavalt kiita meie töökate ja suurepäraste toimetajate ning reporterite meeskonda. Suurepäraseid ajakirjanikke, kes väärivad teie toetust ja aplausi. Ja mul on au neid juhtida selles suures ajakirjanduse ristisõjas. Mis on meie eesmärk? Kes ja mis me oleme? Me oleme siin, sest ajakirjandus on hääbuv elukutse. Me oleme siin, sest ajakirjandus kogu maailmas, Ameerika Ühendriikides ja jah, isegi siin Iisraelis on suuresti läbi kukkunud. Ja viimastel aastakümnetel on sellesse elukutsesse tulnud uus põlvkond inimesi, keda ei huvita tõde ega faktid ega isegi mitte ajakirjanduse tegemine. Nad usuvad aktivismi, mitte ajakirjandusse. Nad usuvad, et nende ideoloogia, mis põhineb mürgistelt vasakpoolsetelt ideedelt, nagu kriitiline rassiteooria, intersektsionaalsus ja asukakolonialism, peaks määrama, mida nad kirjutavad ja millest nad raporteerivad. Peaks määrama kõike. Ja kui see tähendab valede levitamist igasugustel teemadel, eriti aga Iisraeli kohta, kui see tähendab vere valamise õhutamist, laimud, isegi kõige absurdsemad neist. Nad on näidanud meile, et nad ei kõhkle seda tegemast. Sellepärast on traditsiooniline meedia, liberaalne korporatiivmeedia, niinimetatud peavoolumeedia läbi kukkunud. Ja ausalt öeldes on sama juhtunud ka enamiku juudi ja Iisraeli meediaga, sest neid on nakatanud sama haigus. Ja kes me GNS-is siis oleme? Me oleme osa uuest sõltumatust meediast, mis astub sellele suundumusele vastu. Ja meie GNS-is oleme ainus juudi maailmas, kellel on inimesed, ressursid ja missioon, et seda teha. See ongi see, kes me oleme. See ongi meie eesmärk. See on meie missioon. Aga las ma ütlen teile ka, kes me ei ole. Me ei ole sama, mida te näete, kui vaatate New York Timesi või CNN-i või isegi mõnda meie sõpra juudi meedias. Me ei ole nemad ega ole ka ühegi valitsuse või poliitilise partei režiimi meedia. Meie GNS-is oleme pühendunud tõele selle ülla ajakirjandusameti parimates traditsioonides. See on viimastel aastakümnetel rikutud, kuid on endiselt hädavajalik vabadele vabariikidele ja demokraatiatele nagu Iisrael ja Ameerika Ühendriigid. Nüüd, nagu paljud teisedki kõnelejad ja nagu kõik siin, on minult viimastel päevadel palju küsitud viimase nädala või 2 sündmuste kohta. Kuidas see mõjutab mitte ainult Iisraeli, vaid ka seda, mida meie teeme? Minu vastus on sama, nagu see on alati, kui Iisraeli või Ameerika Ühendriikidega midagi juhtub, olgu see hea või halb. Iga kord, kui mõni poliitik, poliitiline partei või valitsus teeb midagi, mille üle meie lugejad kas rõõmustavad või vihastavad, on minu vastus järgmine. Meie GNS-is ei tegele parteide ega poliitikutega. Meie tegeleme ajakirjandusega. Meie tegeleme juudi ideede edastamisega ja meie missioon, meie töö on sama, olenemata sellest, kas uudised on head või halvad. See on see, kes me oleme. See on see, mis me oleme. Mille eest me seisame? Me oleme uhkelt sionistid, uhkelt Iisraeli pooldajad, uhkelt vabaduse pooldajad, uhkelt Ameerika pooldajad
ja uhkelt lääne tsivilisatsiooni pooldajad. ja me hoiame neid väärtusi ning võitleme nende eest. Mitte samade võtetega, mida ärkveloleku pooldajad kasutavad, mitte valede ja moonutustega. Seda saad siis, kui avad New York Timesi või lülitad sisse nii paljud teised kanalid või loed teisi juudi väljaandeid. Me võitleme nende valede vastu mitte propagandaga, vaid faktide ja tõega. See on meie töö ja seda me teeme iga päev. Me oleme selles võitluses iga päev. Ja kui asi puudutab nende riikide juhte, erakondi ja valitsusi, keda me armastame, siis toetame neid alati, kui võimalik. Me seisame neile vastu alati, kui see on vajalik. See on meie töö. Lubage mul öelda seda väga valjult ja väga selgelt ning see kehtib mis tahes muu uudistsükli, mis tahes muu nädala kohta, mil me oleksime võinud kokku tulla. Kui olete tulnud meie juurde samasuguse ajakirjanduse pärast, mida saaksite The Timesist või Iisraeli Timesist või CNN-ist või Kanal 12 siin, siis olete sattunud valesse kohta. Kui olete tulnud poliitilise propaganda ja väänatud info pärast, ükskõik kust see tuleb, siis olete sattunud valesse kohta. Ja kui olete tulnud siia mitte ainult selleks, et teie põhiveendumusi kinnitataks, vaid et teile öeldaks, et see, mida te arvate olevat kohutav, ei olegi kohutav ja et see, mida teate olevat vale, on tegelikult tõsi. Noh, las ma ütlen teile, kui arvate, et minu töö on teile kinnitada, et see veerand, mille leidsite oma padja alt, pani sinna hambahaldjas, siis olete sattunud valesse kohta. Me oleme siin ja jääme siia, et tegeleda tõega, et tegeleda päris ajakirjandusega. Me oleme siin, et seista juudi tsivilisatsiooni põhiväärtuste eest. Ja me peame seda võitlust nende vahenditega, mida ausad ajakirjanikud on kasutanud ajakirjanduse algusaegadest peale. Uudishimu, lojaalsus tõe rääkimise ja kajastamise eetika suhtes ning vankumatu pühendumus teada saada, mis maailmas toimub, ja seda teile vahendada ilma hirmu või eelistuseta. Et meie lugejad, kuulajad ja vaatajad oleksid paremini informeeritud ja paremini varustatud. Et olla head kodanikud, paremad juudid ja kartmatud võitlejad kõige eest, mis meile kallis on. Me ei tee teid alati õnnelikuks sellega, mida te JNS-is loete, kuulate või kuulete. Ma olen alati pidanud inimestele meelde tuletama. Ma ei tegele õnnelikuks tegemisega, ma tegelen ajakirjandusega. Ma tegelen tõega ja sama teeb ka kogu JNS-i meeskond. Aga mida me kunagi ei tee, on see, et me valetame teile ja nimetame seda tõeks. Me räägime teile, mis toimub ja just sellepärast teavad meie lugejad, kuulajad ja vaatajad, et nad võivad meid usaldada. Veelgi enam, me teame, et avalikkuse seas on sügav vajadus just nende väärtuste järele. Inimesed teavad, et peavoolumeedia on neid korduvalt erinevatel teemadel valetanud, olgu selleks COVID, valimised või Iisrael. Ja nad teavad, et peavoolumeedia institutsioonid, mida nad kunagi tõeallikana usaldasid, ei ole mitte ainult enam ebausaldusväärsed, vaid kuuluvad nüüd sellesse uude ajakirjanike põlvkonda, kelle eesmärk ei ole ajakirjandus, vaid propaganda, ühtmõtlemine, teisiti mõtlejate ja tõe vaigistamine, nende mürgiste, ebavabade neomarksistlike ideoloogiate nimel, mis on vabaduse ja juudi rahva vaenlased. Me oleme siin, sest juudiks ja juudi ajakirjanikuks olemise tuum on alati olnud keeldumine alluda populaarse kultuuri ebajumalatele. See oli tõsi Makabeede ajal. See oli tõsi 2 aastatuhande pikkuse paguluse jooksul ja see on tõsi ka täna. Me oleme siin, et nende ideede vastu võidelda.
ja nagu juudid kunagi võitlesid hellenismi vastu, võitleme meie täna punarohelise marksistliku islamistliku liidu vastu, mis valetab. Me võitleme woke'i ja wokeismi ning nende valede vastu. Kui see võitlus sulle korda läheb, siis tead, et meil GNS-is on see üks oluline väärtus, mida on vaja mitte ainult ajakirjanduse kaitsmiseks, vaid ka juudi rahva kaitsmiseks. Ja see on julgus. Julgus rääkida tõtt võimule, rääkida tõtt rahvale. Ja las ma ütlen teile, me oleme selles võitluses iga päev ja me oleme selles pikaks ajaks, sõltumata sellest, mida keegi vasakult paremalt, ükskõik millisest valitsusest või ükskõik milline woke propagandist võib öelda. Ja hoolimata sellest, mida nad väidavad, las ma ütlen teile, me võidame selle võitluse. Me võidame selle ausalt, ajakirjanduse õigete väärtuste ja eetika abil. Ja kui me võidame ning Iisrael võidab, pikas perspektiivis, ma usun seda täieliku veendumusega. Las ma ütlen veel midagi. Meie JNS-is oleme siin, et sellest teile teada anda. Ja meid ei vaigistata kunagi ning me ei alistu kunagi survele alluda valedele, mis valitsevad ülejäänud ajakirjanduses. Teie abiga jätkame me edasi. Mul on uhke seista siin meie kirjastajate, toimetajate, reporterite ja kogu meie töökate töötajate nimel. Et öelda, et me teame, et te vajate meid. Me ei vea teid out. Ja me jääme siia nii kauaks kui vaja, nii kaua kui see võtab. Ja aitäh teile! Ja ajatehile, et annate meile võimaluse pakkuda teile, meie ajakirjanduse tarbijatele seda, mida te vajate ja mida teate. Iisraeli rahvas, juudi rahvas kõikjal, peavad võitma selle infisõja, milles me oleme lõksus. Aitäh veel kord ja kohtume JNS-i lehekülgedel ning meie YouTube'i kanalil. Ootame rõõmuga, et saame teid teenida sel aastal, järgmisel aastal, kui taas kohtume ja ka tulevastel aastatel. Suur tänu!